daamid ja härrad, Mikael Venemaalt. Aitäh! Aitäh teile! Oleme täna kogunenud siia, et tund aega mind kuulata. Minu eesnimi on Mikael, ma loodan, et enamus teavad teist seda. Kui siin on keegi, kes ei tea seda, siis sul saab põnev tund aega olema. Ja ma hindan neid riske, mis elus võtad. Mu eesnimi on Mikael ja minu jaoks on huvitav, et terve mu elu, kui ma olen esmatutvunud inimestega, ma ei ole kordagi seda saanud, et kus ma tutvustan ennast nagu, et tere, ma olen Mikael. Et ta oleks vastu nagu, et nagu piiblis või? Nagu see peaingel. 0 korda. Alati see, et ma olen nagu, tere, ma olen Mikael. Veider nimi. Miiga sa kirjutad seda? 2, 3. Ütle, kui ma lõpetan. Ütle. Ja see on minu jaoks huvitav, sest ma tean, et kui mu eesnimi oleks Kalvi Kalle. Iga esmatutvumine oleks nagu, tere, ma olen Kalvi Kalle. Oot. Nagu sidekriipsuga või? Sa tahad öelda mulle, et nagu see 2017 aasta ülimenukas tõsieluse-real prooviabielu, see Kalvi Kalle või? Ja ma peaks olema nagu, jah. Sündisin 90-ndatel, aga see on see, kus ma oma nime sain, jah. Aga kui meil mõnda aega tagasi oli see koroonapandeemia, siis mul oli üks sõber, kes ei uskunud seda teemat. Ja ma suhtlesin temaga edasi. Ei ole vaja plaksutada, ma tean, see oli julge minust, paljud ütleks isegi vapper. Aga tagantjärgi minu jaoks ikka nii naljakas, kui palju neid inimesi oli, kes siiralt ütlesid toona, ma olen praegusel ajal pidanud nii palju lähedasi oma elust välja lõikama. Ja mul oli nagu, et nüüd või? Nagu selle peale või? Et seni oli kõik okei. Seni kõik, mis su sugulased teinud on, oli okei. Kõik need jõuluõhtusöögid, mis su isa ja onud seal lauas öelnud on, oli okei. Aga vaktsiin oli see, kus said nagu, siit läheb piir. Enne oli kõik okei, kui te koos kartulikotis kassipoegi tiiki viisite. Aga vaktsiin oli see, kus said, nüüd olete üle piiri läinud, nüüd ma lahkun siit perekonnast. Aga jah, mul oli üks sõber, kes ei uskunud seda teemat ja ma lihtsalt tundsin huvi pärast, küsisin ta käest, et miks? Ja ta vastas mulle, tead, lihtsam on. Ja ma ei olnud valmis nii ausaks vastuseks. Ma eeldasin, et tuleb see klassikaline, mees, ma saadan sulle kohe YouTube'i video. See on kõigest 62 minutit, aga vaata kindlalt lõpuni. Lõpus tuleb üks ülihea koht, päris arst, kindlalt vaata lõpuni. Lihtsam on. Ja kui ma mõtlen selle peale, tal on õigus. Tema pandeemia oli nagu tohutult palju lihtsam. Ta ärkas iga hommik lihtsalt nagu, milline ilus päev. Mis ma küll täna teen? Ta ei unustanud kordagi maski maha. Tal ei olnud kordagi ühistranspordis seda, et kuidas ma nuuskan siit tagant? Ei, ta lihtsalt keseb bussi nagu. Naeratas, liikus eluga edasi. Nii palju lihtsam oli. Ja selle taustal ma olen suht kindel, et enamus eestlased on samal põhjusel ateistid. Lihtsalt lihtsam on. Ja ma tean, meile meeldib seda rahvusmüüdi asja ajada, kus kõik on nagu, ei, me oleme eestlastena, me oleme selline pragmaatiline, praktiline rahvas lihtsalt. Me oleme iga üks väikest viisi programmeerija. Me tegelikult tegime Skype'i kõik koos, see on vähe teada fakt. See oli rohkem selline teeme ära aktsioon ja üks nädalavahetus saime kõik kokku, tegime Exceli tabeli, panime kõik muutujad kirja ja viimasesse lahtrisse tuli, jumal, ei ole võimalik. Aga kui ma oleks ausad, lihtsam on. Sest ma eeldan isegi, kui esimesed missionärid siia maalapile sattusid ja meie esivanematega kohtusid, siis meie esivanemad võib-olla natuke kuulasid ära. Ja siis, kui tuli see otsa, et siis pühapäeva hommikul kirikus näeme. On selline kohal käimise asi või? Ei aitäh. Kus meie esivanemad suhtusid missionäridesse nagu meie praegu LHV müügimeestesse. Lihtsalt koridori peal nagu ei ole vaja. Mul on olemas juba. Hing on taaras olemas. Kõik on okei.
ja kui sa mõtled, see ateist olemine tundubki esmavaatusel, et see ongi lihtsam. Sa ei pea mingi 10 käsust lähtuma. Ära tee teistele seda, mis sa ei taha, et sulle tehakse. Tee täpselt seda. Mõelge, kui palju lihtsam on teistele teha ainult neid asju, mis sa ei taha, et sulle tehakse. See võtab 0 kalorit. Sa ei pane tähelegi, et sa teed seda. Sa lihtsalt teed seda. Teha teistele asju, mis sa tahad, et sulle tehakse. Raske. Lihtsam on. Saad naabri naist vaadata. Kui sa usklik, sa ei saa. 10 käsus kirjas. Ei vaata naabri naist. Okei, osades tõlgetes see on naabri kariloomade punkti all, aga ärme hakka tähti närima. Ja see on minu jaoks alati huvitav olnud, et minu arvates 10 on suht väike number. Kui ma peaks enda elule 10 reeglit tegema, ma ei ole kindel, et naabri naine mahuks sinna. Ma ei ole kindel, et ta 20 sisse isegi mahub. See tundub üliisiklik asi kellegi jaoks. 10 sisse naabri naine pigistada. Kas Mooses ise nagu libistas selle sisse sinna lihtsalt nagu ei vaata minu naist või tähendab naabri naist see... Mitte Mooses. See oli Jumal. Sest Eesti Vabariigi põhiseaduses mitusada punkti, mitusada seadust. 0 naabri naise kohta. Tänase jaoks lugesin läbi 0 naabri naise kohta. Ja Riigikogu, valitsus aktiivselt saavad kokku, vahepeal mõtlevad uusi seaduseid välja. Pole isegi teemaks tund. Kui automaks toodi lauale, keegi ei olnud sealt tagant nagu, et oota enne naabri naist või? Me läheme enne autode juurde või? Kõik vaatavad praegu. Kõik vaatavad. Aga samas nüüd, kui ma mõtlen, kui kõik on ateistid, see vajab suure minust pinge selle peale, et rõhk on nagu selle peale, et kõik peaks justkui ise aktiivselt mõtlema selle peale, mis on eetiliselt, moraalselt õige või vale, mis on õige tegu, mis on vale tegu. Ja kui sa vaatad meie ühiskonnas ringi, mul on selline tunne, et me ei saa hakkama. Vahepeal on selline tunne, mingit raamatut oleks vajanud, mingi väikest manuaali oleks vajanud. Sest mul on tunne, et usklike inimeste jaoks on nagu siis, kui sa sõidad autoga ja kasutad GPS-i või Waze'i. Sa pead ise vähem mõtlema. Mingi asi armatuuri peal ütleb sulle. Paremale ei saa pöörata, sealt on kinni, sõida otse, siit vasakule, ettevaatust, kiiruspiirang. Aga kui keegi ei ütle, kus kiiruspiirang on, kus sa tead, kus kiiruspiirang on? Jah, me läksime ülikiirelt, ülisügavaks. Siit edasi ainult filosoofiline. Naljad jäid just selja taha kutid. Aga ma olen ise mõelnud, et ma arvan, et see hetk, kui ma saan lapsevanemaks, see on see hetk, kus ma hakkan usklikuks. Täpselt see hetk. Sest ma kindlalt ei viitsiks olla ateistist lapsevanem. Nagu päriselt seletada asju. Ei, sest lastel on sitaks küsimusi. Ja ma ei pane pahaks, nad suht hiljuti tulid siia. Mul on ka küsimusi, kui ma uues kohas olen. Kus vets on, kus link käib? Aga ma ei viitsiks päriselt nagu seletada. Näiteks, kui su laps tuleb jälle, sa oled ateistist lapsevanem ja su laps tuleb sellega, et miks taevas sinine on? Kaugel te praegu lasteaias füüsikaga olete? See tuleb umbes optika juures mängu, et versus kui sa oled usklik lapsevanem, miks taevas sinine on? Sest Jumal tahtis. Talle väga meeldis sinine, ta ütles, teeme siit kõik. Ja kui sul on veel küsimusi, siis ma ennetavalt ütlen, enamus vastused saavad samad olema. Nii et sa võid need lüngad nagu ise ära täita. Ei, kui sa oled ateistist lapsevanem, siis su laps tuleb jälle, et miks ma ei tohi kommi süüa? Sest sööbik ja ööbik ja... hambad lähevad persse ja siis su naeratus on kole. Ja sa pead tegelema tema eksistentsiaalsete jätkuküsimustega, kus ta on nagu, et mis põhjust mul üldse naeratada on. Kui ma enam kommi süüa ei saa. Versus kui sa oled usklik lapse, miks sa ei tohi kommi süüa? Sa läheb põrgusse. Seega söö see kapsas lõpuni, palun. Ei, nüüd kui ma olen 30-ndates, ma tahaks tegelikult usklikuks hakata või... Aga kuidagi raske on 30-ndates lihtsalt
paugust hakata. Eriti, kui sa ei usu. See on nagu mu suurim takistus praegu. See tundub väike asi, aga see jääb üllatavalt palju ette mulle. Sest ma mäletan noore poisina, ma käisin vanaemaga koos kirikus. Sest ta ei tohtinud mind üksinda koju jätta, aga kui ma tagantjärgi mõtlen, ega mu vanaema ka ülimalt usklik on. Mul on selline tunne, et tema generatsiooni jaoks kirik oli nagu kaubanduskeskused tänapäeval. Selline sotsiaalne kokkusaamiskoht. Ja nad kuulasid lõpuni ära, amen. Aga siis läks kohe lahti. Kuulsid, mis Asta tegi eile või? Kuulsid või? Aga kui ma kaasas käisin, osad asjad jäid külge, meie isa palve näiteks. Või üldse, kui sa väiksele lapsele seletad palvetamise kontseptsiooni. Et ma võin lihtsalt soovida nagu asju. Nagu jõuluvana. Aga aastaringselt. Ja ei ole piirangut. Ma olin väga aktiivne palvetaja lapsena. Aga mul olid sellised noore poisi palved, kus ma olin iga õhtu voodi ääres nagu meie isa, kes sa oled taevas. Pühitsetud olgu sinu nimi. Palun Jumal, anna mulle tüdruksõber. Ma olen juba 10 aastat vallaline olnud, ma ei jaksa rohkem. Palun Jumal, ma anun sind grammika tussi, natukene, palun. Sest sinu päralt on riik, vägi ja võime, amen. Ja väike spoiler teile, ma kaotasin süütuse 18-aastaselt. Ja selleks hetkeks oli usk kadunud. Sest ma sain aru 8 aastaga, kuidas saab üldse Jumal olemas olla, kui maailmas on nii palju kannatust. Minu süütuse näol siis. Ma ei olnud muudest asjadest kuulnud veel. Aga ma ei taha liiga nukraks ära minna siin. Räägime millestki positiivsest ka. Ma käisin matustel ja Eesti matused nii masendavad, on ju. Ja ma ei mõtle selle all, et need peaks rõõmsad olema või midagi, aga mul on tunne, et osades kultuurides matus on midagi, kus nad tähistavad, et see inimene elas. Nad tähistavad selle inimese elu. Aga mul on tunne, et Eesti matus on rohkem nagu, et teda enam ei ole ja ilm on sitt. Ja kõik matused, kus ma käin, alati on sitt ilm ka. Ja ma tean, see on väga eestlaslik muuta iga olukord ilma ülevingumiseks. Keegi on just surnud, aga sa oled ikka nagu kuradi tuuline. Aga mul on lihtsalt raske kurb püsida, kui sitt ilm on. Ja kalmistul alati tõmbab ka see tuul, on ju puud, hauaplaadid, siin on tuuletakistus, kuidas ma tuuletunnelis olen, ma ei saa. Mul on raske kurb püsida, kui ma terve aeg enda peas mõtlen ainult sellele, et ma pean õhtul kindlat jalavanni tegema. Ma jään nagu kindlat haigeks, ma jään kindlat haigeks. Ja kuna me oleme selline usuleige riik ka, sellest on palju räägitud, on ju, selle kohta on uuringuid tehtud, kuidas eestlased on ju, et Eesti kõige ateistlikum riik maailmas. Ja ma eeldan, et need uuringud tegi sama agentuur, kes ütles, et eesti keel on kõige ilusam maailmas. Ja me olime veidalt uhked selle üle, kõik olid number 1. Kõige ateistlikum riik maailmas, number 1. Me tutvustasime Eestit välismaalastele selle infoga, nagu see oleks mingi huvitav infokild. Kui me olime Skype'ist ära rääkinud ja nende lõug ei olnud vastu maad kukkunud, siis tuli see kohe otsa. Also know God, did you know? Other places more God. Here less. You impressed? Please stay. We know God, we need you. Ja sa tunned matustel ka seda, sest kõik matused on ikkagi kiriklikud, sest me ei ole välja mõelnud, mis see ateistlik inimese teise ilma saatmine on. Ja sa tunned seda alati paksult õhus, kui see papp ees räägib, kuidas kõigil on silmad maas ja nad nihelevad seal lihtsalt nagu, räägi. Räägi oma muinasjutt lõpuni. Aga ma ei usu mitte ühtegi asja, mis üldse. Ta ei läinud mitte kuskile. Maa alla läks siin samas. See on see, kuhu ta läks, maa alla, siia läks. Ja millest minu arust räägitakse liiga vähe on see, et ma olen suht kindel, et Eesti matused hoiavad kohaliku puljongi turgu elus. Sellest räägitakse liiga vähe ja selleks olen täna mina teid siia kutsunud, et just nimelt sellest rääkida. Kui oleks Eesti matuseid, meie kohalik puljongi turg oleks ka surnud, me peaks matuseid neile. Ja matustel puljong alati töötab ka. Sa oled alati õnnelik, kui sa matustel puljongid saad nagu
sa ei ole kunagi kodus toitu tellides oma nutitelefonis nagu burger, pitsa. Kuskilt puljongit saab või? Aga matustel saad puljongit, saad milline jumalik rüübe. Veel saab. Aga see töötab ainult siis, kui keegi on just surnud. Kohe, kui järgmine päev elavate seas, keegi toob hommikul kontoris sulle puljongit. Sa oled nagu, mis su viga on? Lihtsalt tuled oma kuuma soolase veega. Mine minema. Tule tagasi, kui sul süüa on midagi. Ja esimene matus, kus ma käisin, minu jaoks oli peielaua kontseptsioon ka hästi veider. Kui sa oled esimest korda matustel, sa oled nagu, et me hakkame sööma nüüd või? Kuidas teil kõht isegi tühi on? Südametud. Ma mõtlesin, et me kõik paastume 24 tundi. Võib-olla mõni üksik soolane pisar külje pealt. Sest peielaua söök on üliraske ka ju, see on põhimõtteliselt jõulupraad. Keedu, kartu, lappu, kapsas, sealiha, me hakkame sealiha praegu sööma. Ja vaat mingi kolmandaks matuseks juba. Mingi kolmandaks matuseks sa oled see tüüp, kes on nagu, paneme selle vaagna liikuma nüüd, mida sa valid seal? Kõht mädaneb, saada siia poole. Ma võtan viimase tüki. Oleks patt alles jätta, keegi tahab veel. Jäis kringel otsa sinna. Ma tean, see tüüp, kes on veidralt erutunud matuse menüü peale. Aga kringliga sama lugu, ma ei ole muidu kringli inimene. Ma ei ole kunagi kodus kappi vaatan nagu. Kringlit ei olegi. Aga matustel sa saad kringlit, saad nagu... Miks me tihedamini kringlit ei söö? Ja matuse kringel alati nii värske ja õhuline ka. Ei ole värskemat kringlit kui matuse kringel. Ja seal on ka mingi kontrast, sest tema on nüüd maa all ja üldse mitte nii värske ja õhuline. Aga see kringel, see näitab, et elu läheb edasi. Ma ei tea, kas keegi on teinud matuse kringli metatasandi analüüsi, aga ma usun, et seal on midagi. Ja ma lugesin uudistest, et Eesti kirikutüübid, see on nende organisatsiooni nimi. Võib-olla olete kuulnud Eesti kirikutüübid, teate küll mütsid, teate küll, kes nad on. Ja ma lugesin uudistest, et Eesti kirikutüübid, nad on pahased praegu, sest väidetavalt iga aastaga maetakse Eestis järjest vähem inimesi kalmistule. Neil on kuskil statistika, palju inimesi sureb Eestis, palju kalmistule jõuab ja tuleb välja, et seal vahel on meeletu auk, tuhandeid. Lihtsalt, kes teab kus. Ja üks osa valemist on kindlasti see, et järjest enam tuhastatakse. Sest tuhaga sul on variant, kas kalmistu või muu koht. Kirstuga... Ütleme nii, et Kirstuga on hilja improviseerima hakata. Nüüd on hilja tulla tagant selle mõttega, et tead, tegelikult tahtsid viimane puhkekoht oleks meri. Nagu ei. Me ei saa nüüd poistega Noblessneris lohistama minna. Ei, keegi tuleb kokteiliga laua tagant. Nagu ei pane siia, ei pane, võta ära. Ei pane, viige ära. Ju siis tagasi trammi peale. Ja kus nende argument oli see, et see on halb sellepärast, et siis ei ole ju lähedastel kindlat kohta, kus leinata. Ja mulle meeldib, kui mustvalgelt või binaarselt nad seda vaatavad. Et kui keegi viskabki lähedase tuha merre näiteks, ja nad siis järgmine aasta on perega koos rannas lihtsalt nagu. Kus ta on? Kus me panime ta? Ei, see vaatab mere suunas. Ja nad üritasid öelda, et ei, inimesed viskavad lihtsalt igale poole, suvalistesse kohtadesse. Ma ei usu, et keegi suvalisse kohta viskab. Ma ei usu, et samal ajal, kui meie siin Kellerteatris oleme, on parasjagu keegi Hobujaama trammipeatuses urniga alla andmas lihtsalt. Ta tahtis merd, aga see on see, kuhu ma jõudsin. See ongi tööl lähemal käia. Ainus argument, mida nad oleks võinud kasutada minu arust, aga mida nad ei kasutanud, on see, et aga kus te siis riisumas käite? Sest riisumine, see on eestlase leinaprotsessis võib-olla kõige tähtsam tegevus. Me ei ole nagu ameeriklased filmist vaatad, istuvad pingi peal, räägivad hauaplaadiga.
räägivad hauaplaadiga. Me ei rääkinud eluajalgi. Ma ei ole mingi ma käin riisumas. See on lihtsalt praktiline töö. Ma olen eestlane, kes käib tööd tegemas. Ta lihtsalt juhtumisi on seal. Ja kuigi me ei taha antud teemat kunagi nagu kokku siduda ala sellega, et see võiks rahaga seotud olla, siis üks hetk, kui me kõik suureks kasvame, me saame aru, et kõik on rahaga seotud. Ja ma olen suht kindel, et mingi võrdlemisi suur langus hakkab ka sealt, kui inimesed näevad Kirstu Matuse hinnakirja. See on tume asi, mille peale mõelda, aga me nägime, mis pensionisammastega juhtus. Me nägime, kui ühelt käelt oli nii, tahad tulevikus natuke väärikamalt elada või teiselt käelt Euronixi telekas täna. Ja me olime kõik Euronixist välja tulemas. No see 3. samba tootlikkus oli sitt niikuinii, see oli. Mis see Kirstu tootlikkus siis on? Ega ta maal kallimaks ei lähe. Ei meeldan isegi, kui võib-olla enne oli mõte Kirstu Matuse peal. Ma usun, et sealt see langus hakkab, kui lüüakse internetis lahti Kirstu Matuse hinnakirja ja see on nagu... Ja meie maksame selle või? See ei ole nagu riigi poolt, ega täissummas meie. Okei. Siis teed kõrvalaknas tuhastamishinnakiri. Siin aknas, kui ma isegi kalmistule ei vii. Siin aknas auto 24. Ma saaks mingi vana uue Porsche Cayenne selle eest. Ja järgmine hetk sa saadki sugulastega kokku, sõidad taluhoovi sisse oma vana uue Porsche Cayenne'iga. Urn käes. See on see, mis tahaks tahtnud. Puljongit liigub veel või? Aga arusaadavalt me ei taha mõelda, et see võib rahaga seotud olla. Aga jällegi teiselt käelt matused, see on ka omaette tööstus. See on osad inimeste päevatöö. Sinu jaoks tavainimesena loodetavasti, kui sa käid matustel, see on üks ja pika aja jooksul. Kui sa käid ka igapäevaselt, siis kontakteeru nõid naistega, sul võib needus peal olla. Aga osad inimeste jaoks on päevatöö. Ja selle taustal ma olen liiga mitmel matusel käinud, kus on palgatud inimene rääkima ja ta ütleb kõik asjad valesti. Nagu lihtsalt jõuab kohale, et nii, oleme siis täna siia kogunenud, et mälestada Heldurit. Ja keegi on tagant nagu, Tiit. Palun loe paberi pealt, ära improviseeri. Tiit oli, palun loe paberi pealt. Oli. Igatahes Heldurit jäävad mälestama tema 5 õde ja kõik on nagu vanaisal oli 5 õde. Ei olnud. Ma ei tea, kelle kohta tuleb. Ükski fakt ei ole õige. Ma ei tea, see pärast meie lauas räägime ise läbi. Kõik, mis ta on öelnud, on vale. Ma ei tea, äkki meie oleme valel matusel. Ma ei tea praegu see. Ja inimlikult ma saan aru, kui see on su päevatöö, liigud ühelt teisele, võib-olla endal hakkab igav, vahepeal lisad vurtsu, viskad paberi kõrvale. Ütled, ta oli ämblik mees. Ei olnud, minu paha. Andke andeks, et ma huvitavaks üritasin teha. Aga üks matus, kus ma käisin siseruumides, joppas, sai istuda ja värki. Ja siis ühel hetkel see papp eest ütles, ja nüüd vaatame kõik oma toolide alla. Nagu Oprah saates või? Kõigil on kingitus või? Ja siis ta poole pealt libistas sinna sisse ja sealt leiame laulikud. Hästi mängitud. Ma olin korraks väga erutunud. Ja väga hästi mängitud. Nad on aastaid seda üritanud, et ja nüüd laulame kõik koos. Keegi ei laula, mitte keegi ei tule kaasa. Me oleme eestlased, keegi ei laula, kõik nagu on lihtsalt... Ja mis meie argument oli? Ei tea sõnu. Nüüd on laulik. Ei oska lugeda. Ma tean, hämmastavalt kaua hakkama saan, nii pole kuidagi tarvis läinud. Ja tegelikult ma austan seda. See võiks olla minu arvates eraldi Eesti muusikaauhindadel mingi kategooria, kuidas need kirikutüübid ikka üksinda, need liiga pikad lood täie pühendumusega lõpuni teevad. See, kui nad teevad solidaarsusest alguses nagu nii, ja võtame kõik laulikud leheküljed 5 ja laulame kõik koos.
mullast oled võetu, mullaks pead sa saama. Ja sa oled nagu väga hea, et ma lõpus kaasa ei tulnud. Väga hea. Ma korraks mõtlesin, et ma tulen saama osas kaasa. Ma oleks palju lühemalt teinud. Ma oleks teinud nagu saama. Väga hea, et ma olen siin algusest lõpuni tal selle üksinda teha. Väga hea. Ja ma siiralt usun, et nutmine on leinaprotsessis oluline. Ma usun, et nutmine on hea. Ma usun, et nutmine on kasulik. Ja ma tahaks nutta. Aga kui sa laulad neid laule, sa ei lase mul. Isegi kui mul enne oli pisar poole põse peal, ta nüüd läks ise sisse tagasi. Need laulud mõjuvad mu pisarakanalitele nagu söetabletid. Mu silmad pole kunagi nii kuivad olnud kui nende laulude ajal. Ma lihtsalt nagu kõik radikad on sees või kuidas nii kuiv on. Ja ma tahan nutta, tule mulle poole tee peal vastu, pane maki pealt Urmasa lendrit või midagi peal. Ja ma tunnen, et see keerab mul selle kraani kinni. Ja nüüd see kraan avaneb suvalistes hetkedes, suvalistes kohtades, kus mul ei ole vaja, et avaneks. Kus ma olin üksinda kodus, diivani peal vaatasin telekat. Vaatasin komöödiaseriaali, kus oli matusestseen ja seal stseenis naine pidi oma isa matustel kõne pidama ja siis ta jõudis kiriku ette ja hakkas nagu seda kõne pidama, aga korraga ta lihtsalt läks silmest valgeks, ei tulnud meelde, millest üldse rääkima pidi. Ja siis ta hakkas lihtsalt paanikahoos laulma mingit laulu, mis meenutas talle tema isa, nende koos veedetud aega, lapsepõlve, kus ta hakkas väriseva häälega seal kiriku ees. Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run around and desert you, never gonna make you cry, never gonna say goodbye, never gonna tell a lie and hurt you. Ja ma olen kodus diivani peal. Miks ma nutan praegu Rick Rolli peale? Sest minu generatsiooni jaoks see lugu Rick Astley Never Gonna Give You Up, see oli meie õppetund küberturvalisuse teemadel. Kuidas mitte avada võõraid linke internetis. Ja nüüd ma üksinda kodus nutan selle peale. Ja siis ma sain aru, et vähemalt selles fiktsionaalses maailmas oli mingi side loodud, mis oli kõik, mis oli vaja, et ma saaks selle ventiili lahti. Ja see on mingi asi, mida ma tahaks, et võib-olla me üle tooks. Ja ma tean, et inimestele meeldib alati, kui sa tood näiteks mingi filmi või sarja öelda, no see oli film, see oli sari. No ma ei räägi Transformeritest praegu. Ma ei palu, et Kirst autoks muutuks. Me saame lugu vahetada, see on inimlikult võimalik. Ma lihtsalt tahakski, et me päriselt ka Eesti matuste puhul, et me tähistaks seda inimest. Me tähistaks tema elu, kes tõenäoliselt oli tähtis meie kõige jaoks. Et see oleks mingi malli järgi tellitud pläust, et kellelegi on makstud ja siis see on tehisintellekti poolt kokku pandud ja ta lihtsalt tuleb poole persega sinna ette ja ta on nagu, et ta oli hea inimene. Ja nüüd masendav lugu. Võib-olla ma tahangi, et kui meie ühine pidepunkt oli see, et me iga suvi käisime koos Pühajärvel, et keegi hakkaks kiriku ees väriseva häälega. Petsi romu peale, taeva abiga, viib meid jälle Pühajärvele. Ja kuidas kõik on saalis nagu. See on see. Pane pelama. See oleks ilus minu arust, aga ma väga vabandan, et see matuste osa nii morbiidseks muutus. Tagasi luistakaks. Ma olen hiljaaegu tähele pannud, et ma olen jõudnud sinna ikka, kus ma enam ei saa aru, mis lahe on. Ja see juhtus ootamatult. Ei peaks, kui sa oled 33, aga minu jaoks ootamatult. Sest nüüd, kui ma Tallinnas olen näiteks Balti jaamas ringi käinud ja ma vaatan noori, siis ma olen tähele pannud, et kõigil noortel on seljas need riided, mis me 20 aastat tagasi ära põletasime. Nagu kõigil.
ja kus nad isegi saavad neid? Me kõik põletasime ära need. Ma mäletan isegi mu tuttavad olid nagu, ei see sitt ei tule kunagi tagasi, see. Me kõik põletasime ära need. Ja nüüd on kõigil seljas. Kas keegi käib ajamasinaga toomas neid või? Kas keegi sai ligipääsu ajamasinale ja ta ütles, tead mis? Hitleri peatamine oleks klišee. Toome 90-ndast riideid parem. Ja enne kui keegi on nagu, et miks te ära põletasite, miks te ei annetanud? Näiteks lastekodu lastele. Sest nad olid juba piisavalt kannatanud. Kellegi mõte on nagu, tead, kellele võiks ülinõmedad riided anda? Vanemateta lastele. Näe, ole nõme ka nüüd. Pole tänu väärt. Mine ole nõme seal nüüd. Ja ootamatult kõik muutub. See oleks nagu alles eile minu jaoks olnud, kui lahe asi, kui sa said sõpradega kokku, mis öelda oli, et eile telekat vaatasid või? See oli ülilahe asi, mida öelda. Proovi tänapäeval öelda. Kunagi sa uhkustasid oma pere teleka üle. Sa olid sõpradele nagu, meil on sitaks paks telekas, meil on nagu ülipaks telekas, kindlalt paksem telekas kui teil. Meil on nii paks telekas, me ei mahu ise tuppagi. Tänapäeval inimesed on nagu, et teil on kodus telekas või? Me vaatame perega aknast välja. Kuidas see äge on? See oli kunagi väga kurb asi, kui keegi midagi sellist ütles. See oleks nagu, et ma ei teadnud, et nii rasked ajad, kas me saame aidata kuidagi või? Ja kõige ägedam asi, kui mina olin teismeline, kõige ägedam asi oli see, et kõik lahedad teismelised olid ateistid. Kõik lahedad teismelised olid ateistid, kõik olid nagu, ma ei usu mitte midagi, ma ei usu isegi ennast mitte. Ma isegi ei usu seda, et ma ei usu, ma olen ülisügaval mitte uskumisega. Ja nüüd ma olen tähele pannud, lahedad noored on nüüd kristlased. Lahedad noored on kristlased. Gei kristlased on nüüd. Gei kristlased. Mis järgmiseks? Vegan burger või? Ja kui ma kuulan neid, neil on nagu head argumendid ka. Kus nad on nagu, et me oleme kõik Jumala lapsed, ta lõi meid enda näo järgi ja ta armastab meid kõiki. Okei, kõlab nagu Jumal küll, jah. Kõlab suht nagu Jumala asi, mida teha. Me millega pärast arvasime, et osasid ta vihkab. Me olime nagu suht kindlad, et ühte gruppi ta reitsilt vihkab. Ja kui meie olime lahedad noored ateistid, siis põhiteema oli see, et sa alati üritasid tõestada, kuidas piiblilood ei oleks saanud päriselt juhtuda füüsikaseadustega. Kus sa olid, mees loe seda raamatut, see oli isegi loogiline, et ma peaks uskuma, et sellised asjad juhtusid. Et mingi tüüp võttis kõik loomad, pani parve peale või need loomad ei ela samas rajoonis isegi, kus ta kõik need loomad kokku sai. Ja siis tollel ajal oskas sellise parve ehitada või isegi Estonia läks põhja, kuidas see tüüp oskas sellist parve ehitada. Ja nüüd need lahedad noored kristlased, nad on nagu, et need on metafoorid. Hea point, jah. Me võtsime millegi pärast ülisõnalt neid. Sa tahad öelda, et nagu tingimata ei olegi tähtis, kas need juhtusid või ei juhtunud. Et lihtsalt nagu, et nende lugude nii-öelda moraal või selline. Okei, jah. Ei, siis ei osad lood on päris head niimoodi. Mingi mõte seal nagu on. Ja kõik need noored lahedad kristlased, nad on nii õnnelikud ka. See häirib mind. Sest meie ei olnud üldse, kõik teismelised ateistid alati üli masenduses, kõik sünnid üksi, sured üksi. Ja me ise valisime endale selle. Ja nüüd noored lahedad kristlased, nii õnnelikud. Ja okei, ma tean, vahepeal keegi on nagu, aga Varro Vooglaid. Esiteks ei ole noor. Ja teiseks, ma ei tea, tal ei tule välja. Ta teeb midagi valesti. Ma ei oska öelda, mis otsast ta valesti teeb, aga tal ei tule välja. Sest minu arusaam kristlastest on Daniel Levi Viinalass. Kõige õnnelikum inimene, keda ma kunagi näinud olen. Kogu aeg veider müts peas, pikad juuksed, naeratus näol. Sest ta teab, et Jumal on temaga. Daniel Levi Viinalass ja Varro Vooglaid justkui teevad sama asja, aga tulemus on nii väga erinev. See on nagu, kui kaks su sõpra teevad sama narkootilist ainet. Aga neil on väga erinev õhtu. Kui sa tead, mõlemad su sõbrad tegid sama kanepi pläru, aga üks on oma nurgas itsitamas. Süvi on midagi või?
ja teine on teises nurgas lihtsalt. Kuid kas kellelgi on veel see, et sa ei tunne oma südant? Sest ma nagu mina ei tunne näiteks oma südant. Teil ei ole? Okei, ainult mina ei tunne oma südant. Okei, sest kas te saaks mulle kiirabi kutsuda, sest ma reaalselt ei tunne. Homod, abort. Väga erinev tulem kuidagi. Ja kui ma mõtlen kristluse peale, tegelikult kristluse juures on nagu lahedaid asju ka, ägedaid asju. Näiteks ma olen suht kindel, et kristlastel on maailma enim müüdud merch. See on siis eesti keeles fänninänn. Ei, kristlastel on maailma enim müüdud merch. Keti otsas rist. See on maailma enim müüdud toode üldse võib-olla. Number 2 on äkki, ma ei tea, New York Yankesi pesapallitiimi nokamüts. Ja see on kaugel. Ja okei, üks õhtu keegi ütles mulle siinkohal, et Harry Potter. No ma eeldan, et see oli seotud sellega, millest ma rääkisin. Võib-olla ta on praegu Elvas ja ütleb Harry Potter edasi. Me ei tea. Aga kui ma mõtlen selle peale, ei, Harry Potter, see on nagu suur frantsiis, palju fänne. Aga vaat keti otsas rist on nii äge, et seda kannavad isegi mitteusklikud inimesed. Sa need ateiste kandmas keti otsas risti ja nad on lihtsalt äge kaelakeeli. Sa ei näe mitte kedagi, kellel oleks otsa ette tehtud piksenool, ümmargused prillid, keep üle õlgade. Ja et oleks nagu, tead, pole isegi lugenud seda raamatut. Tundus äge kostüüm tänaseks. Ja kristlased on nii toredad, nad lasevad sul teha ka seda. Proovi kanda mingit bändisärki, kui sa ei kuula seda bändi. Proovi Nirvana T-särgiga üks päev ringi käia. Iga nurga peal tuleb mingi tüüp, nimeta kõik Nirvana albumid. Sa nimetasid ainult ühe, võt seljast, sa ei ole päris fänn. Ükski kristlane, kui ta näeb keti otsas risti, ei tule su juurde nagu, et nimeta 3 lemmik piiblivärssi. Nüüd 1, 2, 3, ma võtan ära muidu, Ja ma usun tegelikult, et noortele, eriti tänapäeva noortele on kristlus kasulik ka. Sest mis on minu arvates tänapäeva noorte igapäevaelus üks raskemaid asju, see on igapäevaselt ise välja mõelda, mida kirjutada sotsiaalmeedias oma fotod alla. See on üks raskemaid tegevusi. Proovi iga päev ise midagi motiveerivat välja mõelda. Kui sul on pilt olemas, telefon käes nagu lõvid ei hooli. Ma ei tea, millest lõvid ei hooli. Hundid ei hooli. Lammaste arvamusest. Ei, ma tegin eile seda. Raske. Aga kui sa oled kristlik noor, sul on pilt olemas. Lihtsalt teksti alla vaja. Lõputud tsitaadi varama. Võtad suvaise koha pealt lahti. Niisiis, mu armsad vennad. Olge kindlad, kõigutamatud ning ikka innukad issanda töös. Teades, et teie vaevanägemine issandas ei ole tühine. Korintlased 15:58. Põmm otse pildi alla. Kas see oli persepilt? Jah, see oli persepilt. Otse Jumalalt jälgijateni. Ja need ei saa otsa sinu eluea jooksul. Need ei saa otsa, iga päev leiad uue. Ja ma olen tähele pannud, kõik kuulsad tüübid hakkavad ka, kui nad saavutavad oma kuulsuse tipu, siis nad hakkavad kõik usklikuks korraga. Muusikutest näiteks, kui Justin Bieber saavutas oma kuulsuse tipu, korraga rist kaelas, korraga ülireligioost. Tead, need lood, need ei olnud isegi mina, see oli Jumal ja need väiksed tüdrukud ka. Kanye West. Okei, mingi hetk ütles, et ise ongi Jumal. Aga natuke enne seda oli iga periood, kus ta nagu tead, need biidid, polnud isegi mina, see oli Jumal. Spordis need küll tihti, tippspordis, jalgpallis eriti, kui keegi lööb värava ja siis tal tuleb see värava tähistamine. Ja alati viimane liigutus, kui ta jõuab tribüünide äärde, on see. Ta isegi ei löönud ise seda väravat. Jumal tuli, võttis parema ja... Ja ma arvan, et tegelikult inimestena meile meeldib see ka, meile resoneerub sellest. Meile ei meeldi, kui keegi on liiga egoistlik, kus keegi on liiga ennast täis, kus ta on nagu, et no ma olen lihtsalt teist kõigist parem, sest ma lihtsalt olen vaimselt ja füüsiliselt parem teis. See on lihtsalt puhas matemaatika ja leppige sellega. Ma olen geneetiline mutant ja te olete halvemad. Siis kõik on nagu okei, raunu maha. Aga kui mingi kuulus tüüp on rohkem nagu, teate, ma isegi ei tahtnud parim olla.
aga Jumal, ju see on see tee, mis ta valis mulle ja ju see on see tee, mis ma pean käima. Ja siis me oleme nagu, et milline tore tagasihoidlik meesterahvas. Follow. Ja selle pluss minu arvates on see, et mündil on alati kaks külge. Siis kui head asjad ei olnud kunagi sinu võimuses, halvad ei ole ka. Ja seda sa näed ülitihti, kui mingi kuulus tüüp satub pahandusse ja siis ta tuleb see pressikonverents, kus ta hakkab vabandama ja see muutub ülikiirelt ülireligioosseks. Kus ta tuleb inimeste ette nagu, et nii, aitäh, et olete kõik täna siia kogunenud. Esiteks ma tahaksin paluda vabandust kõige ees, kellele minu teod on haiget teinud, kes on pidanud pettuma minus. Ma palun vabandust. Aga Jumala teed on keerulised ja käänulised ja vahel ta saadab oma kõige ustavamate jüngrite teele takistusi, komistuskive, ahvatlusi. Minu tee puhul siis nende naiste näol palju ahvatlusi. Langesin kõigisse ja ma usun, et tähtis on lihtsalt, et me püsime kindlalt sellel teel, mis Jumal on meile valinud ja lihtsalt usume, et äkki see kõik oli millekski vajalik. Ja ma lihtsalt loodan, et kui Jumal leiab endas seda, et mulle andestada, siis seda sama suudab ka minu abikaasa, aitäh. Ja see on äge, ma tahaks, sest kas ta vabandas või kas ta päriselt vabandas praegu? Ma tahaks ise ka seda teha, seda hüve ma tahaks endale ka. Saaks kas või stand-upis kasutada. Kus vahepeal, vahepeal on selline õhtu, kus lihtsalt ei tule. Üks nendest õhtutest. Ja me oleme nagu harjunud, et show lõppu tavaliselt jääb kõige tugevam nali, kõige suurem naer. Formaadipõhiselt see oleks suht kasulik viis, kuidas üles ehitada asi. Tihti see on isegi midagi, mis on mingi referents alguses öeldule ja nüüd meisterlikult kokku toonud ja siis kõik, ja siis kõik on nagu ha. Ja võib-olla naerame nii tugevasti, et naerust ei piisa, peab käed juurde tooma nagu ha. Aga Jumala teed on keerulised ja käänulised. Ja vahel ta saadab oma kõige ustavamate jüngrite teele takistusi, komistuskive. Ja ma arvan, et tähtis on lihtsalt püsida kindlalt sellel rajal, mis tema on meile välja valinud ja loota, et kõik see siin täna õhtul oli millegi jaoks vajalik. Ja loota, et ühel päeval saame me kõik lunastatud. Aitäh, aamen. Näiteks midagi sellist oleks äge teha. Ärge lootkegi, et nüüd läbi see. Pileti peal oli tund, mitte pool tund. Natuke neljandat seina murdes ma ütlen, et järgnev segment paljud ütleks on täiesti suvalised naljad, mis ei oma mingit seost eelnevaga. Aga kes teab, võib-olla tulevased noored oskavad meile öelda tagantjärgi, et tegelikult olid metafoorid. Aga see lahe kaelakett kuskil kuidagi sobis särgiga. Kõik naised. Välja. Ja okei, ma tean, alati kui keegi ütleb kõik, see ei ole kunagi päriselt kõik on. Ja mind häirib tänapäeval, kui inimesed ei austa hüperbooli enam. Vana head liialdust, kui iga kommentaar kuskil on, no tegelikult mitte kõik. Tegelikult osad, 76,6%. Keegi ei viitsi seda kuulata. Keegi ei viitsi kuulata mind ütlemas 76% naistest. Mis see on? Vikerraadio kuradi uudised või? Hei, me tahame kõik naised. Milline enesekindel mees. Huvitav, mis tal öelda on. Seega kõik naised. Vaat kõikidel naistel on mingi meessoost sõber, kes vabandage minu Lõuna-Eesti murrakut. Tahab keppida neid ja... Minu suur müsteerium terve elu jooksul on olnud see, et kas naised ise päriselt ei saa aru või nad teesklevad, et nad ei saa aru. Ja ma ei ole siiani suutnud otsustada.
ma iga aasta muudan meelt. Üks aasta ma nagu, ta peab aru saama. See on ilmselge, ta saab kindlalt aru, ta saab aru. Ja juba järgmine aasta ma nagu, kurat, äkki ta tõesti ei saa aru. Äkki ta nagu reaalselt ei saa aru. Ja kõik nende lähedased on ka nagu, Kalja, Margus tahab sind keppida. Vaata, tal on need kepisilmad peas, see on ilmselge, me kõik näeme seda, ta tahab sind keppida. Ja nad ise on alati, Margus on sõber. Ja Margus samal ajal konkreetselt kõlariga tema akna all nagu. Ma armastan sind. Ja nad ütlevad veel akna pealt vastu ka, mina armastan sind ka, Margus. Nagu sõber, nagu... Meie vahel on nii tugev sõbra armastus. Okei, ma ei pane pahaks. Ma ei pane pahaks, sest meie kellegi kompass ei ole perfektne. Kõigil on ta mingis suunas viltu. Ja mul on tunne, et meeste kompass on tihti seal teises suunas kreenis. Kus mehed liiga tihti arvavad, et kõik tahavad keppida neid. Kus mehed võivad olla Maxima iseteeninduskassas. Ja vaat, kui see punane tuli läheb põlema ja mingi alarm käima ja nad on seal lihtsalt nagu... Ljubljana. Leidis ikka põhjuse mind vaatama tulla. Vana hea toode ei vasta kaalule. Ljubljana. Ma mõistan Ljubljana, aga mina tunnen, siin on mingi side, siin on mingi säde, ka mina tunnen, aga Ljubljana, ma olen abielumees, ma ei saa, lõpeta mu ahvatlemine Ljubljana, ma ei saa, ma olen abielumees. Ja ta kõnnib pärast kilekotiga veel välja, alarm ikka käib, ta on nagu, nüüd läheb piinlikuks juba. Pane see kinni, pane see masin kinni Ljubljana, sa häbistad ennast praegu. Ja mehed tihti üle armuga tahavad ka, vaat näiteks kui naisel on meessoost sõber ja ükskõik, mis sa ütled, sa ei muuda meie meelt. Sa võid olla konkreetselt nagu, et kallis, Timo on gei. Timo on nagu üligei. Nad on Üllariga 15 aastat koos on. Neil on 2 lapsendatud Filipiino last. Nad koos ellusid eelmine aasta. Timo on nagu 200% gei. Ja su mees on ikka nagu... See mäng, jah. Vana ja pikk mäng. Isegi paar korda mängitud seda. Ei, vahepeal see läheb absurdsetesse kaugustesse. Te olete kodus 2 käsi telekat vaatamas, su telefon heliseb ja ta on nagu, et pausi peale. Pausi peale. Kes on issi? Ja sa oled nagu, see on mu isa. See on mu bioloogiline isa. Ma ei oska paremini seletada, kes issi on. See on otseses mõttes mu isa. Ja ta on ikka seal telefoni ääres nagu... Minu arust lihtsalt veider, et su isa sind keppida tahab. Ma ei ole kindel, et see suhe saab töötada niimoodi. Aga ma olen ka mõelnud, äkki see on natuke selline nagu positiivsete mõtete endale sisendamine. Vaat selline igapäevane väikene manifesteerimine, et elu elatavaks teha. Kus sa lihtsalt iga hommik endale kõik ei taha mind keppida, kõik ei taha mind keppida. Kõik ei taha mind keppida. Osad inimesed on lihtsalt sõbralikud. Ja ma mõistan, ma teen ise seda sama asja, kui ma pimedas koju jalutan. Või no mitte täpselt, mitte üks ühel. Kui ma pimedas koju jalutan, ma olen ka nagu, need 3 väikest poissi ei ole ohtlikud, need 3 väikest poissi ei ole ohtlikud. Need 3 koolivormis poissi ei ole ohtlikud. Aga ära igaks juhuks otsa vaata, äkki see on nagu koertega ja nad muutuvad agressiivseks. Ja ma tunnen kaasa ka naistele tänapäeval, eriti sellele interneti sotsiaalmeedia ajastu. Sest mul on selline tunne, kui sa kuidagi internetis märk olnud, et sa oled naissoost ja vaja ei lähe palju, piisab eesnimest. Siis mul on tunne, et korraga sul on teine täiskohaga töökoht, mis on enda virtuaalpostkastide haldamine. Ja parim viis minust, kuidas mehed sellest aru saaks, on, et mõtle oma päris postkasti peale. See, mida ehituspoed teevad sellega. See, kuidas Bauhof on iga päev su postkastis nagu Bauhof. Ja sa oled ahastuses, sa oled nagu 5 kataloogi 1 korteri peale või? Miks? Ma ei käi Bauhofis, mul ei ole tööriistasid vaja, ma isegi ei ehita midagi praegu. Ja naistel on virtuaalses postkastis sama, aga neil on munn.
ja nad on kahastuses, nad on nagu miks, mul ei ole riista vaja praegu, mul ei ole riista vaja, ma isegi ei ehita midagi praegu. Aga vahepeal ma unustan seda. Näiteks üks päev mu elukaaslane ütles mulle, et kuule, üks vana klassivend võttis minuga ühendust, et kutsus lõuna ajal kohvile ja ta ütles, et mingi tööpakkumine või midagi sellist. Ja mis mina mõtlesin, et oleks ülinaljakas asi, mis öelda selle peale. Nagu too hetk tundus, nagu, et väga naljakas saab olema. Oli see, et aga mõtle, kui sina arvad, et see on mingi tööpakkumine, aga siis sa lähed kohale ja ta on mingi roosikimbuga seal. Ja ta ei naernud. Ta muutus ülitõsiseks. Ja ta ütles, et jah, see on täpselt see, mida ma kardan, jah. Ja ma olin nagu, okei, minu paha. Ma unustasin, et see on teie maailmas variant. Ja ma vaatasin väga enda silmade läbi seda. Ma olin lihtsalt nagu, et kui mulle vana klassivend kirjutab, see ei ole see, mida ma arvan, et juhtuma hakkab. Ma ei ole kunagi on, Siim. Ei, kui mulle vana klassivend kirjutab, ainuke asi, mida ma kardan on, et jälle püramiidskeem. Ega naised sellest ka päästetud ei ole. Ega kui munni pakkumine läbi läheb, püramiidskeem tuleb tagant otsa lihtsalt. Sa vana aja 2-1, püramiidskeem. Vähem tuntud, aga sama potentne. Aga tegelikult ma olen ise ka põletada saanud. Kunagi, kui ma olin noorem ja naiivsem, ma võtsin päriselt sotsiaalmeedias vastu võõraste inimeste sõnumikutseid, kus oli kirjas lihtsalt tere. Ja kui ma olin noorem, ma olin nagu huvitav, kuhu see läheb. Ei, kui praegu keegi saadab lihtsalt tere, block, mute, delete, politsei kutsutud. Aga kui ma olin noorem, siis ma saingi nagu sõnumitaotluse ühelt hästi kuulsalt inimeselt Eestis, hästi kuulus inimene Eestis, kirjutas mulle lihtsalt tere. Ja ma vaatasin oma telefoni, ma olin nagu, issand jumal. Hakkabki pihta. Hollywood, siit ma tulen. Või vähemalt TV3. Kohe kirjutasin vastu tere. Ja siis ta hakkaski rääkima mulle, et kuule, töötan siin kodus praegu ja skripti kallal ja siin on üks selline roll, mis selline koomiline kõrvalosa. Samal ajal, kui ma kirjutan seda skripti, ma nii kujutan ette, et see sobiks sulle, see koomiline kõrvalosa. Nagu vaimusilmas juba seda kirjutades näen ette, et sina oledki see koomiline kõrvalosa. Ja siis mul on nagu see, okei, väga, ei lahe. Ei, muidugi, teeme ära. Ja siis ta ütleb mulle, et aga sellega on selline lugu, et sa pead täna õhtul minu poole seda lugema tulema. Ja ma olin nagu, et saata ei saa või? Või kas sa teed mingi hanesulega papüüruse peale? Ja siis hullud surub vastu vaata, et ei, see töötab ainni, kui sa tuled täna õhtul minu poole seda lugema. Ja siis mõtlesin, okei, veider, tead, konsulteerin sõbraga. Kirjutasin oma heale lähedasele sõbrale Ari-Mati Mustonenile. Väga hea, väga lähedane, väga armastatud sõber Ari-Mati Mustonen, harimatimustonen.com. Ja siis, mis sa arvad? Ja siis Ari vastas mulle kohe. Ai, Mart Sander on mulle seda sama saatnud. Ja mis kõige valusam oli, mis mulle haiget tegi, oli see, et Ari ütles, et tema pakkumises oli Heero see roll. See on see, mis mulle haiget tegi. Mis kuradi koomiline kõrvalosa? Ma tahan ka kuradi Heeros olla. Kuidas ma saan koomilises kõrvalosas taha? Ja kuna me elame praegu sellisel ajal, kus eestlastel on selline hobi nagu teiste eestlaste kohtusse kaebamine, ja lihtsalt sa ei saa kunagi kindel olla, kus on Robert Sarv. Sa arvad täna, et sa tulid oma elukaaslasega, ta võtab mingi hetk maski peas, see on Robert Sarv. Otsimas järgmist ohvrit. Siis juba ennetavalt minu kaitsekõne. Esiteks, see oli nali. Kui te kunagi näete Ekspressi kaanel mind käed raudus, see oli nali. Ja teiseks,
antud nalja iva on tegelikult selles, et minu loll meheaju toona nägi seda olukorda sellisena, kus ma olin nagu, et ma olen selline seksuaalne kompvek, selline vastapandumatu lihatükk ja ta tahab seda liha ainult, see on see, mis ta tahab. Aga tegelikult võib-olla, kui ma oleks julguse kokku võtnud, läinud lugema, kes teab, kus ma praegu oleksin. Võib-olla ta oleks täna uksest sisse tulnud, keda me vaatama lähme? Seda tüüpi, kes oli seal menusarjas, litsid või? See koomiline kõrvallits või? Aga näete, ise mängisin enda karjääri maha niimoodi. Ja mulle meeldib, et tuuri jooksul alati, kui ma seda lugu tegema hakkan, ma kuulen inimesi tema nime sosistamas. See hakkab nagu alguses pihta. Ma nagu oota lõpuni, sul on õigus, aga oota lõpuni. Aga ma olen terve elu olnud allergiline kõikide lemmikloomade vastu. Kassid, koerad, muud. Ja hiljuti panin enda peas kokku, et terve mu elu, kõik mu suhted, kõikidel mu tüdruksõpradel on olnud lemmikloom. Mis ei peaks olema statistiliselt nii tõenäoline. Aga kui ma mõtlen selle peale, minu arust see lihtsalt näitab, kui head inimesed on mehed. Kui kaugele mehed on nõus armastuse nimel minema. Allergiline astma, miks mitte? Okei, skeptik võiks öelda, kui meeleheitel on mehed. Kui kaugele mehed on nõus tussi nimel minema. Hingamisraskused, teeme ära. Aga ma lihtsalt ei usu, et naised on võimelised sama kaugele minema. Ma olen kuulnud naisi, kes jätsid mehe maha, sest vale lõhnaõli kasutas. See pakora panne, ma ei näinud meid koos olemas. Aga mehed on nii head inimesed, ma olen nõus armastuse nimel Darth Vaderiks hakkama. Lihtsalt nii kaua, kuni mul on piisavalt hapnikku, et see jõuab siia. On kõik okei. Me lähme altarini välja, me oleme altari ees ka nagu. Jaa, ma võtan. Miks? Su kassid. Siin on. Ühel mu eksil oli karvutu kass, mitte metafoor. Aga töötaks ka siis, aga see oleks siis väga ebavajalik info järgneva loo jaoks, see oleks täiesti ebavajalik info. Ta oli see sfinksitõugu kass ja mu esimene mõte, kui ma nägin seda kassi, oli, et lahe, äkki mul ei ole allergiat nüüd. Hullem oli. Ma terve elu arvasin, et ma olen allergiline kassi karvade vastu. Tuleb välja, et lihtsalt kasside vaibi. Kasside üldine olemasolu paneb mu hingamisteed lukku. Ja ma ei teadnud nagu selle sfinksi tõu kohta palju, aga alati kui ma vaatasin seda kassi, ma eeldasin, et ta juured on Egiptuses. Sest Egiptuses on sfinksi kuju. Tal ei ole karva, tundub sooja kliimaloom. Näeb välja, et äkki ta oli ka hieroglüüfide peal. Aitas püramiide ehitada. Tal on selline nägu. Ja siis ma guugeldasin sfinkside kohta ja ma sain teada, et sfinks hakati aretama 1960-ndatel Kanadas. Mis ei tundu nagu koht, kus sa peaks kassil karvkatte ära võtma. Seega mu küsimus on, kes 60-ndatel Kanadas nii väga kasse vihkas, et oli lihtsalt, võtke ta jope ära. Kuidas talle lumi nüüd meeldib? Ja mõtlesin, pannakse lennuki peale ja sa oled enda peas juba koju minek. Sest sa arvad ka, et sa oled Egiptuses, see on üliloogiline. Ja 12 tundi hiljem tehakse luuk lahti Tallinna Lennart Meri lennujaamas. Ja sa oled seal värisedes nagu, kas me läksime üldse kuskile või? Miks te mind ühest lumehangest teise viite? Ja kui ma olen täiesti aus teiega, siis minu arvates sfinksi tõug on ülirõve. Aga mul on tunne, et kiilaka mehena oleks silmakirjalik minust teda vaadata nagu Jumal tegi meid kõiki karvaseks. Või mitte mind, aga sulle ei sobinud.
ja see oli väga raske mu enesekindlusele, kui mu eks ütles mulle, et ma olen armas ja järgmine hetk ma nägin, ta ütles sellele kassile, et ta on armas. Ma pidin lihtsalt peeglisse vaatama nagu. Kas ma olen rõve? Kas mu eksil on ülisitt maitse? Ja ma ei tea, paljud teist on olnud oma elu jooksul kunagi peaaegu kolmekas karvuta kassiga. No tuuri senine statistika on, et mitte keegi. Ja selleks olen täna mina siin, et seda jugulaga. Ja okei, klassikaline Eesti stsenaarium, ehk siis tuled kustus missionäri asend teki all. Ja kuna antud kassil ei ole karvkatet, siis tal hakkab väga külm. Ja ta tahab teki alla tulla. Ja ta on pervert. Ja ta alati alustas oma teekonda voodialutsist, kus ta peaga nihverdas väikse avause endale. Ja siis sealt sisenedes hakkas ennast üles lohistama. Ja alati mööda minu jala tagaosa, lihtsalt lohistades oma kere. Ja parim viis seda sõnadega kirjeldada on see, et sa tunned mööda oma jala tagaosa lohisemas kassi suurust peenist. Väga fallosias tekstuur. Või no konkreetselt sama materjal, mis peenisel, lihtsalt lohisemas mööda su jalga. Ja üliraske on keskenduda, kui see toimub. Ja alati persaugu suunas, alati persaugu suunas. Ükski naine mu elus pole mu perset söönud. Aga üllatavalt palju lemmikloomi. Üllatavalt palju lemmikloomi. Ja ma ütlen teile, pole minu teema. Olen vastumeelselt saanud proovida. Eelistaks mitte. Ei meeldi. Aga mu praegusel elukaaslasel, okei, see kõlab võib-olla kurjakuulutavalt. Mul ei ole nagu tulevast välja valitud ega midagi. See praegusel ja tõenäoliselt tulevast. Okei, see kõlas hullemini. Mu elukaaslasel on koer ja sellega meits leebe. Me ei ole astmatega midagi, lihtsalt hommikuti on sitt olla ja käed on paistes. Aga armastus, kutid. Ja mul on tunne, et kui sa tänapäeval ütled, et naiste rahval on koer, siis esimene asi, mis me enda vaimusilmas ette kujutame, on see, et naine, koer. Siis me vaimusilmas kujutame, mingi väike niidisittur on ju. Mingi, et kui naisel on koer, siis tal on nagu patsid peas ja mingi selline. Aga ei, mu elukaaslasel on Amstaff. Ja kelle jaoks tõug ei ütle midagi, siis kui sa näed seda koera, sina ütled, see on pitbull. Ja tema omanik ütleb sulle, ei, see on Amstaff. Ja sina ütled, ei, see on kindlalt pitbull. Ma olen pilte näinud, see on pitbull. Ja ta ütleb, ei, see on Amstaff ja niimoodi 30 minutit edasi. Ja mul on tunne, et kui rollid oleks vastupidi, et kui see on mingi naisterahvas kurameerimas potentsiaalse meessoost kavaleriga, kellel on koer, siis naisena, jumala ees, sa võid öelda, see võib isegi armas olla, kui sa ütled, tead, ma kardan su koera. Ja vaat mehed on nii toredad. Ta võib-olla annab koera ära. Mehed on nii toredad, ta läheb siis oma koera juurde. Kuule, issi on marukaua kuivalond, et aeg farmi minna. Oli ägedat 8 aastat. Aga ma ei saa mehena naisele öelda, et kuule, ma kardan. Ei, siis ma võiks samasti mitte ühendust võtta. Mehena sa pead alati, ei, väga meeldivad koerad. Ja see lihtsalt näitab, kui kaugele mehed on nõus armastuse nimel minema. Kui esimene öö magamistoa ukse ees on Cerberus isiklikult põrgu väravate valvur. Ja sa oled ikka nagu, tead, ma arvan, et see on väärt seda. Ma arvan. Aga nagu te näete, ma olen elus ja me oleme pikemat aega koos olnud. Ja üks hetk mu elukaaslane tuli minu juurde selle jutuga, et kuule, tead, ma olen siin mõelnud ja ma arvan, et me peaks teise koera veel võtma. Ja ma ütlesin talle, ei. Huvitav mõte, aga endiselt allergiline. Ka 1. 2 oleks 2. 2 allergiat.
see on rohkem kui üks. Ja ma üritasin praktiliselt ka talle seletada, vaata, et see ei ole nii lihtne, kui sa arvad teise koera võtmine. See ei ole lihtne, see ei ole nagu lastega, kus sa saad olla lihtsalt nii suurem, vaata väiksemat, davai, tšau. Lastega saad teha seda. Jah, psühholoogid ei soovita. Aga vaata, meie generatsiooni peal kõigiga tehti, siin me oleme. Töötab. Koertega ei ole nii lihtne, sa ei saa koertel olla suurem, vaata väiksemat, davai, siin on kaardipakk, mängige. Ja mina arvasin, et meil oli räägitud. Kuni 2 kuud hiljem, ühel hommikul, ma olin duši all ja korraga ma kuulsin koridorist mingit käpaklõbinat, mida ma ei olnud varem kuulnud. Ja korraga tuli duši kardina vahelt mingi koera nägu, mida ma ei olnud varem näinud. Ja mu esimene mõte oli, et miks võõras koer duši all? Kuni mul tuli meelde, see on see, kui ma 2 kuud tagasi ütlesin, ärme võta teist koera. Meeldiv. Ja see ei ole äge hetk uue koeraga tutvumiseks. Paljalt duši all. Ma ei tea, kuidas teie duši all käite, aga ma ei ole valmis võitluseks tavaliselt. Ma võtan duši all käimist kui võrdlemisi turvalise tsoonina, kus ma tunnen vabalt ennast. Ma hoia kõhtu isegi sees. Rahulikult elukaaslase lavendliõliseebiga hõõrumas ennast. Ja muidugi see uus koer ka, Amstaff ehk põhimõtteliselt pitbull, äge paljalt tutvuda võõra pitbulliga, kus ta tuleb lihtsalt kardina vahelt korraga nagu. Et minu trapets on suurem kui sinu oma, selge. Ju ma olen Siibmajas alfa. Ma ei seleta talle ära, et oota, ma panen riided selga, ma olen riietega palju suurem. Ja alguses mu elukaaslane oli, kohe mingi, ma tean, sa ei tahtnud, sina ei tahtnud, ma tean, sa ei tahtnud, aga ära muretse, sa ei pea kunagi tegelema temaga. Mina teen kõik asjad, mina tegelen. Tead, sa isegi pane tähele, et ta siin on. Ja mul on nagu, et no ma kindlalt panen tähele, et ta siin on. Ma olen allergiline, ma panen, ta on siin. Ja kuidagi ülisujuvalt oli juba see jutt mõne nädalaga muutunud selliseks, et kuule, sa nagu üldse ei käi selle uue koeraga jalutamas. Vahepeal mul tekib tunne, nagu sa isegi ei tahaks teda siia. Ja mul on nagu, jah. See on see, mis ma 2 kuud tagasi ütlesin. Saab veel ära anda, ei saa, arusaadav. Ja ma lihtsalt ei kujuta ette, et ma teeks enda elukaaslasele midagi sarnast. Ma ei kujuta ette, et ma teeks enda elukaaslasele midagi sarnast. Kus ma oleks lihtsalt üks õhtu talle nagu, et kuule, ma olen siin mõelnud, et mis arvad, kui mu sõber Tarmo koliks meie poole? Ja ta on mulle nagu, ei, kindlalt ei. Ja ma arusaadav. Ma kuulen sind. Ja ma austan sind. Arusaadav. Ja siis päev hiljem, järgmine hommik. Mu elukaaslane on duši all. Ja korraga ta kuuleb koridorist mingeid mehe samme, mida ta ei ole varem kuulnud. Ja järgmine, et kardina vahelt tuleb Tarmo nägu nagu, oi plää, siin on naisi ka. Ja siis päev hiljem ma lähen enda elukaaslase juurde, kuule, sa nagu üldse ei tegele Tarmoga. Vahepeal mul tekib tunne, nagu sa isegi ei tahaks, et Tarmo elab meie juures. Aga kuidas see mitte tegelemine ülikiirelt läks, oli see, et esimene nädal, kui meil uus koer oli, ühel hommikul mu elukaaslane ütles mulle, kuule, tead, ma pean ise tööle minema, aga saad mulle väikse teene teha või? Et sellel uuel koeral tal on nagu arsti aeg tänaseks, et saad ära käia, see on väike asi, steriliseerimine ja siis 12 tundi pead vaatama, et ta koonust ei liiguta ja kindlalt lakkuma ei hakkaks. Okei, tšau. Äge väike teene. Ja ma ei taha selle koera elus see inimene olla. Ma ei taha see inimene olla, kes ta tema elu kõige traumeerivamale päevale viib. Ta niigi ei austa mu alfa staatust. Kõik teised teevad lihtsalt pai, annavad snäkke ja nüüd ma pean see tüüp olema, et tavai autosse. Ja siis ta nagu, kuhu me lähme? Miks me arsti juures oleme? Miks mul mingi kanüül veenis on? Miks ma ei näe midagi enam? Ja siis ta lõigatakse lahti, pannakse tagasi kokku, ta ärkab valudes mingi plast ümber kaela. Ja kui läbi ududa silmad natukene avanevad, esimene nägu, mida ta näeb.
ma lihtsalt ei kujuta ette, et ma enda elukaaslasele midagi sarnast teeks. Ma ei kujuta ette, et ma talle midagi sellist teeks. Kus ma oleks talle üks hommik lihtsalt, kuule, mul on täna suht kiire päev, et saaksid Tarmoga arsti juures ära käia, saaksid. Ta ei tea, et te lähete vasektoomiat tegema, aga hoia asja lõbusana, talle meeldib autoga sõita ja kindlalt vaata, et ta lakkuma ei hakkaks. Aga kuulge Tallinn, see oli täna minu aeg teiega. Suur aitäh, et tulite. Aitäh teile.